linalakk naine, kelle mõlemad vanemad olid tumedapealised, abiellus tumedate juustega mehega, kelle ühel vanemal olid heledad, teisel tumedad juuksed. Neil sündisid tütar ja poeg, kellel olid tumedad juuksed. Määrake kõigi isikute genotüübid. Missugusi järglasi võib olla 3. põlvkonna lastel, kui nad abielluvad tumedapealistega? See peaks olema tegelikult 4. põlvkonna. Siin ülesandes on viga. Oih. Nii. Alustame siis sellest, et me teame, et kui on A, siis see on tumedapealine. Ei, kirjutada ei oska. Kui on A ja väike A, siis kuna väike A ehk siis see heledapealisus on retsessiivne, siis see on ka tumedapealine. Ja kui on väike A ja väike A, siis see on hele, sellepärast et need mõlemad on retsessiivsed. Nii. Ehk siis meil on linalakk naine, kelle mõlemad vanemad on tumedapealised. Kohe määrame need ära ka. See võiks suurem olla. Kui nende nende tütrel on heledad juuksed, siis see tähendab, et tal peab olema 2 A väikest A-d. Ehk siis, mitte ei oska joonistada. Nii, ehk siis mõlemal vanemal, kuigi neil on tumedad juuksed, peab olema ka see retsessiivne alleel. Ehk siis see isik, isa, on väike ja suure ja samamoodi ema. Nii, nüüd tema abiellus tumedate juustega mehega, kelle ühel vanemal olid heledad, teisel tumedad juuksed. Ehk siis ühel on oleks pidanud tegema kõigepealt tumedate juustega, ühel on tumedad juuksed. Ja teisel on heledad juuksed. Ehk siis selline variant. Ja neil on lapsed. Nii, tumedate juustega mees. Sellest kombinatsioonist saab tulla, vaatame, mis saab tulla. Kui on niimoodi, siis ükskõik, kuidas seda ka läbi ei korrutaks, tuleb niimoodi, et on suur A ja on väike A. Ehk siis, kuigi mehel endal on tumedad juuksed, siis tal on ka retsessiivne alleel. Nii, ja nüüd sellel linalakal naisel, sellel tumedate juustega mehel on 2 last, kellel mõlemad on tumedad juuksed. Nii, aga kuna isal ja emal on selline kombinatsioon, siis mõlemal lapsel peab ka kindlasti olema nii, A korda väike A, A korda suur A, nüüd on väike A ja väike A on ju A korda A. Jah, ehk siis mõlemal lapsel on kindlasti ainus võimalus, kuidas neil saavad olla tumedad juuksed, on see, et neil on ka see retsessiivne heledate juuste alleel. Ehk siis mõlemal lapsel on väike A ja suur A. Nüüd küsitakse, missugusi järglasi võib olla 4., see on vale, 4. põlvkonna lastel, kui nad abielluvad tumedapealistega. Tumedapealised, nagu me enne tuvastasime, võivad olla kas suur A ja väike A. Nii et kui juhtumisi juhtub nii, et see on esimene variant, kui abielluvad sellise isikuga, kellel on samuti üks retsessiivne alleel, siis võivad tulla järgmised lapsed. Kõigepealt on suur A, sellepärast et need kokku on suur A. Siis on, võtan need, ehk siis on väike A. Siis vaatan väike A ja suur A.
annavad kokku sellise ja väike A ja väike A on niimoodi. Ehk siis neil võib olla sääraseid lapsi. Nii heleda kui tumedapealisi. Ja siis teine variant, kui on tumedapealisega, kellel mõlemad on dominantsed alleenid, siis järglasel võivad olla sellised. Kõigepealt A korda A, siis A korda teine A, suur A. Ja nüüd väikse A-ga samamoodi. Ehk siis siin võivad tulla ainult tumedapealised. Nii, ja see on kõik.